Minu operatsioon leidis aset täpselt 2 päeva tagasi. Ma olen tulemustega väga rahul. Ma tunnen ennast pärast operatsiooni väga hästi. See on isegi natsa nagu kirjeldamatu, et kuna ma kunagi prille ei kandnud, et 0,5 ei tundu nagu väga suur selline nagu miinus olevat, aga kui sa prille ei kanna, siis see ikkagi hakkab mõjutama su elukvaliteeti. Uskumatu, kui detailne kogu maailm on pärast seda. Kõige rohkem jama oli näiteks Tallinnast Pärnusse sõitmisega autoga, et kui jõudsid Pärnusse, siis oli selline tunne, nagu oleks 2 päeva kuskil sunnitöö laagris olnud, et selline väsimus oli peal. Aga noh, nüüd ma ei ole proovinud sõita, aga ma arvan, et see on kindlasti midagi muud. Põhivärk, mille pärast ma tahtsin seda silmaoperatsiooni teha, oli see, et ma nii uimane ei oleks, et kuna ma lihtsalt ei ole prilli inimene, ma ei ole suutnud kunagi prille kanda ja selles mõttes, et kui olid pikad päevad, siis lõpuks ma lihtsalt tundsin ennast väga uimasena ja ma arvan, et nüüd on see kindlasti muutunud. Enne operatsiooni ma ennast väga närvilisena isegi ei tundnud. Et natsa kõhus nagu oli siuke, et ei tea, mis saab, aga võrdlemisi rahulik olin ikkagi. Kui see närvitsemine enne operatsiooni ei olnud kindlasti seda väärt, et see kõik, see operatsioon ja see kõik, see moment, kui sa esimest korda vaatad mingit kirikutorni ja sa näed actually, et seal on mingi ristike või midagi otsas, et see teeb kõik heaks. Minu operatsioon võttis aega umbes äkki 15 minutit või midagi sellist. Väga vähe aega, võib-olla isegi vähem. See on selline asi, et seda ei tahakski nagu öelda, et kes siia operatsioonile tuleb, et see on ka meeldivamaid asju maailmas, kui see laseriga silmas surkimine, aga ma arvan, et see on nagu emadel sünnitamine, et see sünnitamise osa on nagu on ta nagu on, aga kui laps juba käes on, et siis see on üks maailma parimaid tundeid ja selle operatsiooniga oli täpselt samamoodi. Kõige rohkem meeldis mulle see tunne, et kui sa tuled välja ja näed maailma hoopis teistmoodi. Need uuringud, mis enne tehti, need olid hästi lebod. Et ainuke selline ehmatav asi on, et 2 korda, kui silmi kontrolliti, siis lasti mingit õhku silma, siis ma ehmusin täiega ära, aga muidu oli kõik väga meeldiv ja tore, et arstid on siin väga moedad ja toredad. Peale operatsiooni ma olin natuke paanikas ja siis nagu ma ütlesin, et on ka meeldivamaid asju kui see operatsioon. Et ma olin natsa olin paanikas, aga niipea kui ma juba hiljem siis nagu õue sain, siis paanika oli ununenud. Ma sain aru, et mu nägemine on paranenud mingi mõned tunnid pärast operatsiooni, kui ma julgesin nagu juba vaadata, et alguses on ikkagi võrdlemisi hell kogu see silmavärk, aga ma arvan jah, mingi 4-5 tundi pärast operatsiooni siis hakkasid juba vaikselt vaatama, et okei, et pilved on teistmoodi, majad on teistmoodi.
kohe peale operatsiooni oli ikkagi selline, ma ei tea, pisaraid natuke siin tuli ja selline nagu ebameeldiv, siuke tunne nagu mõlemas silmas oleks mingi siuke suurem puru silmas, et selline nagu tahaks sügada või need välja saada, aga jah, ma ei mäletagi enam seda. Piirangutest, mis oligi see, et päikseprillid peavad ees olema, et sa ei saaks omal silma panna sõrmedega või mis ja siis pead neid tilkasid panema endale silma. Rohkem ma nagu ei teagi, mis piiranguid oleks. Kliiniku ma leidsin oma Facebooki sõbra Madis Nestori kaudu, et vaatasin, et ta käis siin ja siis hakkasin rohkem uurima ja siis nägin, et mõni selline tuttav oli veel käinud ja siis uurisin ja küsisin nende käest ja siis ütlesin, et miks mitte. Mul on üks selline naljakas haigus, et ma mõtlen ise endale haiguseid välja ja siis hakkan guugeldama ja siis on paranoiad, et äkki ma jään pimedaks või mida iganes. Aga seekord oli isegi kuidagi nagu vähem kõike seda, et pole mõtet põdeda. Mina soovitan küll ära teha selle pulli. Kliinikuga kontakti saamine oli äärmiselt lihtne Facebooki kaudu ja juba kui võtsime ühendust, siis pakuti välja erinevaid lahendusi ja kõik käis väga sujuvalt ja voolujooneliselt ja lihtsalt. Bussireis Lux Expressi ei vea kunagi alt, retseptsioon on super, sõbralik, abivalmis ja kiire ja Tallink hotell oli ka suurepärane, eriti oli hommikusöök. Uuringud möödusid väga sujuvalt. Et nagu ma ennegi ütlesin, et ainult see, kui õhku silma lastakse, et see korraks nagu ehmatab ära, aga see ei ole tegelikult üldse midagi hullu. Ja operatsioon möödus ka väga hästi, et siin on su kõrval on isegi eestlasest tugiisik, kes siis nagu nagu ma ütlesin, et on ikkagi võrdlemisi ebameeldiv see protsess, et siis on üks inimene su kõrval, kes siis juhendab sind ja maha rahustab. Et see oli väga lahe. Peale operatsiooni oli mul taastumine natuke, et kuna mul on hästi tundlikud silmad, siis mul oli hästi valus, siis me tulime korraks kliinikusse tagasi, siis mul pandi kontaktläätsed, mingisugused ette ja pandi valuvaigistid silma ja valu oligi kadunud ja järgmine hommik polekski nagu midagi olnud, kõik oli väga hea. Esimesed emotsioonid olid peale nagu siis, kui ma aru sain, et ma näen kaugele, see on nagu uskumatu, et tehnika on nii kaugele arenenud, et selline asi üldse võimalik on. Et nagu ma ütlesin, et prille ma eriti kandnud ei ole elus, sest mul lihtsalt kuidagi, ma ei tea. Mul ei ole kunagi prille, nagu ma kunagi sain prillid, ma kaotasin need kohe ära ja ma ei tea, mulle lihtsalt, eks see on harjumuse värk ka, aga ma ei ole suutnud nagu prille kunagi kanda ja ongi, kui kuskil kontsertitel oleme käinud või midagi, siis võtad mõne sõbra käest, kellel on sama miinus, mis sul, võtad prillid, siis on selline tunne mingi wow, I can see. Ja täpselt nagu see tunne oligi. Keelega ei olnud küll mitte mingeid probleeme. Selles mõttes, et kõik oli väga smooth ja kõik said aru üksteisest väga hästi.
Ma soovitaksin seda operatsiooni mitte ainult sõpradele ja sugulastele, vaid kõikidele inimestele, kellel on see sama probleem. Ma soovitaksin inimestele, kes kõhklevad, kas tulla operatsioonile või mitte, kindlasti tulla, et see on uskumatu tunne. Ma ei oska lihtsalt kirjeldada seda. Tulge, come, yes.